Tere Dubai ja Abu Dhabi kinnisvaruhuvilistele. Täna me räägime siis Dubai Islandsi eksklusiivsest arendajast Beyond, mis ehitab sinna Siora kommuuni Hadomajade teise etapi, mille müük hakkab väga varsti. Kui rääkida Dubai Islandsist, siis me oleme teinud sellest vlogi eelmine kord, et palun vaadake ka seda. Aga kordamine on tarkuse ema ja räägime siis, et Dubai Islands asub erinevatest saartest ja põhiline saar on saar A, kuhu tuleb kaubanduskeskus, avalikud rannad, marinad, kool, aga sinna tuleb ka väga suur ehitustihedus. Loomulikult on seal hinnad natuke soodsamad, seal me saame korteri umbes €500,000 kätte, mere ääres, suure kaetoalise parkimiskoha mööbliga, healt arendajalt. Aga kui me räägime eksklusiivsusest, siis on saar B, sest saar B on palju väiksem, sinna ei tule liiga palju avalikke alasid, enamus arendused on seal privaatrannaga ning seal tulevad ka ridamajad ja villad riigiarendajal Nakeel, mis on selle saare master arendaja, kes on müünud krunte ka teistele arendajatele. Ja miks ma üleüldse räägin viimasel ajal palju Abu Dhabist, merest, sest investeerida tuleb sinna, kus on A, soodsam hind konkurentidest, nagu näiteks oli hiljuti Beyondil uus kommuun The Yard sisemaal, kus hind oli 30% soodsam kui konkurentidest, või sinna, mis on väga eksklusiivne ja limiteeritud. Ja täna, kui me räägime sellest projektist, siis A, ta on kõige soodsama ruutmeetri hinnaga esimese liini projekt Dubais, mis on poole soodsam kui konkureerivad valmisprojektid. Ja samas ta on ka eksklusiivne, sest väga maad mere ääres esimesele liinile juurde ehitada ei ole, sest see on maade kompleks oma erarannaga. Aga kui me siis räägime arendajast Beyond ja sellest maast, siis nagu teate, Beyond on eksklusiivne arendaja, mis on Omniad Grupi tütarfirma üle 20 aasta turul, mis siis keskendub ainult väga eksklusiivsetele piirkondadele ja nad lõid tütarfirma Beyond, et ehitada samuti eksklusiivsemaid asju, aga natukene soodsama hinnalipikuga. Omniad Grupi asjad algavad alates 5 miljonist eurost. Beyondil veidi soodsamalt, €500,000 mere ääres ja 250 000 eurost sisemaa kommuunides. Ja Beyond arendab meil siis Maritime City's kommuuni poolsaarel, siis Dubai Islandsil Siora kommuuni, siis neil on The Yards kommuun City of Arabias. Aga täna me räägime uuest tulevast majakompleksist Hados. Esimene etapp müüdi välja ja nüüd tuleb uus etapp ja paljud kliendid on selle vastu tundnud huvi. Ja ma siis selgitan selle majade kompleksi lahti, mis meid ootab ees uues etapis, sest see tuleb pluss-miinus samasugune nagu vana makseplaanid, investeerimisvõimalused ja kõik muu, mis sellega kaasneb. Aga kui me räägime üldse selle maja kontseptsioonist või tähendab majade kontseptsioonist, siis kommuuni nimi on Siora. See on Jaapani vaibiga, sest seal tuleb hästi palju rohelust majade vahel ja antud kommuuni tagaosas asuvad kõrgemad kortermajad, kus on siis kas merevaade või linnavaade ning eespool meil asuvad ka madalamad kortermajad ning sinna tuleb ka loomulikult hotell ning need kõik vaba- ja veetmisalad nagu park, basseinid, spa on samuti antud kompleksis olemas. Sisuliselt see on nagu 5 tärni hotell, aga kortermajadega ja 5 tärni mugavustega ning kogu inspiratsioon, disain on väga minimalistlik ja jaapanlik. Maast laeni aknad, ägedad detailid, kvaliteet, see kõik on väga mõistliku hinna eest, sest täna antud arendustes on keskmine ruutmeetri hind 8000 eurot. See on top arendajalt, see on koos köögi ja garderoobidega, parkimiskohaga, basseinid, spaad, jõusaalid, kõik on elanikele kasutamiseks. Tallinnas samad ruutmeetri hinnad on täna Noblessneris, Kalarannas, Talsinkis. Kas need hinnad tõusevad? No ilmselt mitte nii palju kui Dubais. Kas seal on sellised mugavused? Ei ole. Seega, kui te mõtlete investeerimise peale, siis siin on juba plusse rohkem kui miinuseid. Ning kui me räägime majade lisadest, siis seal on 5 tärni foajee, seal on meil olemas siis bassein, seal on meil olemas aed, vaba- ja veetmisvõimalused, lounge'id, klubiruumid. Et kui teil näiteks tuleb sünnipäevaüritus, saate broneerida, seal on olemas ka köök, vaba- ja veetmisvõimalused, meil tulevad seal erinevad lounge'id,
loomulikult lastemänguväljakud ning jõusaal, spa, erarand ning kõik, mis teil on eluks vajalik. Ning antud projekti eksklusiivseks teeb see, et ta on top arendajalt esimesel liinil ning väga mõistliku hinnaga. Ja kui me räägime eelmisest etapist, siis seal hakkasid kahetoaliste korterite hinnad 550 000 eurost, kolmetoaliste 900 000 eurost ning neljatoaliste korteri hinnad umbes 1,5 miljonist eurost. Ja see on siis umbes 65 ruutu sisepinda, alates 100 ruutu sisepinda või 150 ruutu sisepinda neljatoalise korteri puhul. Kui me räägime konkurentidest, kes seal ehitab kõrvalkrunte, siis Saarel B ehitab Nakil villasid ja ridamaju, mis ei saa konkureerida kortermajadega, ja kõrval ehitab meil kas Avenue või Ellington. Aga mis on Beyondi eelis näiteks Ellingtoni ees, et makseplaan, Ellingtoni makseplaan 70-30 ehk ehituse jooksul tuleb rohkem tasuda, pannes rohkem raha alla ning see arendus saab valmis aasta hiljem. Beyondil on makseplaan 50-50, 20% sissemakse, 30 ehituse jooksul iga pool aasta tagant 5% ning 50 kättesaamisel. Ning ruutmeetri hind on peaaegu 500 eurot soodsam, sest Beyond väga hoolib oma investoritest ja tahab, et nad teeniks raha, sest kui nad teenivad raha, nad ostavad veel ja veel ja veel. Ning ühe kliendi omamine pikaajalises perspektiivis on palju mõistlikum kui mitme uue kliendi saamine. Aga kui me räägime investeerimisperspektiividest, siis näete, meil on olemas 2 näidist pakkumist. Loomulikult need korterid on juba ammu ära müüdud, aga siin te näete, palju umbes maksavad, millised on planeeringud nii ühe kui ka kahetoalise korteri puhul, kuidas näeb välja makseplaan. Loomulikult uues etapis ta nihkub, sest uus maja saab natuke hiljem valmis, ilmselt ta saab valmis 29 lõpus 2030 alguses. Seda infot me saame varsti teada, müük hakkab paari nädala pärast, eelmises etapis osteti kõik päris kiirelt ära. Aga siin te näete seda infot ja uues etapis ma loodan, et hinnad jäävad pluss-miinus samale tasemele, võib-olla seal 3-5% kõrgemad ja potentsiaal on selline, et mina prognoosin ja kõik indikaatorid näitavad, et hind tõuseb umbes 10% aastas. Ja kui hind peaks tõusma 10% aastas, mis on pigem keskmine stsenaarium, siis arvestades seda, et me ei pane kogu raha kohe alla valmimisel, me saame kuskil 20-22% oma kapitali tootlust ehk aastane tootlus investeeritud sisse pandud rahale. Ja siin ma olen arvestanud seda, et me paneme raha alla jupi kaupa, mitte korraga. Mis tähendab seda, et oma kapitali tootlus ja üldse projekti kasum tuleb päris hea. Ja kust ma seda võtan? Ma võtan seda lihtsalt põhjusel. Täna Dubai Marinas GBRil esimeste liini majades valmis asjad maksavad poole rohkem. Nende ruutmeetrite hinnad on seal circa 14-15 000 eurot. Ning miks antud rajoonis, mis on kesklinnale, downtownile, Burj Khalifale 2 korda lähemal, oma erarannaga eksklusiivselt arendajalt paari aasta jooksul, kui need majad ja see piirkond saab valmis, see hakka maksma sama palju. Antud arenduses tuleb olla päris kiire, sest selliseid limiteeritud arendus- ja kortereid otsivad väga paljud investorid, eriti just väiksemaid ühikuid. Alati need on esimesena välja müüdud, kuigi mina pigem alati olen soovitanud osta pigem ühe suurema kui 2 väiksemat, sest tavaliselt jõukatel lõpptarbijatel on perehobid ja neil on vaja mitu magamistuba. Ja kui teile pakub see projekt huvi või te olete minuga suhelnud, aga te olete ilma jäänud või liiga kaua mõelnud, siis võtke ühendust, räägime asjad läbi, valmistame ennast ette, et saada parim ühik. Mina olen Beyondi projektides müünud juba üle 70 korteri ja minu kliendid on alati prioriteedis. Ja kui teile see video meeldis, vajutage like ja subscribe. Tuleb veel väga palju huvitav materjali Abu Dhabi ning Dubai kohta ning oleme sides.